Igaüks teeb siis ühele inimesele full meigi, soengu, riietuse. Ma tahan teha siis nii-öelda veitseline comic meigi look. Nüüd oleme jõudnud kõige kriitilisema osa juurde, mis on siis lainerite tegemine. Me teeme Sydneys sellise musta, punase värvipaletiga saatana. Okei, me nüüd teeme selle mis iganes hargi asja. Mis ma sulle siis teen, on selline eufooria look. Ma panen pintsettidega need kivikesed siia külge. Tere kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. Tere, minu nimi on Sydney. Ja meie oleme Yo-Chickies! Täna me oleme teie ees uue Halloweeni videoga ja juhul, kui keegi ei tea, kes need armsad neiud on, siis nad mõlemad on YouTuberid, nende kanalit leiate alt, saate tšekata. Kahjuks meil koos videoid nende kanalitele veel lähiajal ei tule, aga võib-olla tulevikus. Võib-olla tõesti. Kui teil on mingeid kindlaid videosoove, siis te võite jätta kommentaaridesse, mis me võiks Yo-Chickidega veel teha. Aga täna meil on siis ees Halloweeni makeover ning täna me otsustasime välja tulla siis sellise kontseptsiooniga, et me loosisime ning igaüks teeb siis ühele inimesele full meigi, soengu, riietuse, kõik ning mina teen Mariale, Maria teeb Sydneyle, Sydney teeb mulle. Kui enesekindlalt ennast hetkel tunnete? No, enesekindlus on nagu questionable, aga tunnen nagu hästi ja olen väga elavil. Ja ma arvan ka, et ma kommenteerin rohkem, kui ma alustan oma makeoveriga, aga ma läksin idee poolest suht kindla peale välja, nii et ma loodan, et mul ei ole väga palju ruumi mingiteks äpardusteks. Hakkame pihta! Alustame siis Mariaga. Mina otsustasin talle teha tarokaartide lugeja kostüümi. Issand, kui pikk sõna. Ei, ma olen nii elevil, mul niimoodi, et see on nagu spetsiifiline. Ma reaalselt läksin ja ostin sulle 25 eurost need kaardid. 25 euro eest! Ma panen ekraanile teile meigi osas inspiratsiooni pildi. Ma tahan teha siis nii-öelda veitseline comic meigi look, et sul on need mustad outline'id. Ja ma pole kunagi varem midagi sellist mees, ma lihtsalt räägin, nagu võib-olla ma rikun mingi salaloori oma mõne kunagise projekti asus, aga ma olen nii väga tahanud siukest meiki kunagi proovida. Ma reaalselt lihtsalt scrollisin inspiratsiooni osas, mul mingi väga nice, väga nice. Ei, see võib ülilahed olla. Just ma ei tahtnud teha mingit tavalist musta suitsu silmast, muidu läheb liiga see nõialikuks. Tahtsin kuidagi veits ekstra teistsugust. Seega, kui ma katsetama, ma võtsin erinevaid meigi asju kaasa, siin all on veel näha minu huulepulga kollektsiooni. Ma tõenäoliselt hakkan neid ka näo peal kasutama. Ma lihtsalt olen loov, proovin igast värve asju sisse tuua. Laineri osas mu käsi ei ole kõige tugevam ega kindlam, seega ma ei tea, mis siit välja tuleb. Ja aga Mart, kogu goal ongi sellest, kõik kuna tead mingi, tehakse mingi professionaalselt Halloweeni asju, see alati teeb nagu keegi, kes on väga hea selles, aga Mart, meie jaoks ongi väljakutse, et kui palju me nagu ise... See on challenge. Ma alustan kulmudega, ma tõenäoliselt seest katan pliiatsiga ära, teen jooned ja siis võib-olla ääre käin hiljem marker laineriga üle. Okei, ma nüüd üli pingas. Mustaga on ikka väga huvitav teha. Aga samas ma kujutan, et ma saan ülilahed instapildi. Ma loodan, rääkisime sellest, et ta loodab, et saad. Aga ma arvan, et sa saad neid laine on ikka suht keeruline teha. See on juba üks kulmu mingi fulli must. Ja see on päris hea. Ja see on see vaikus lihtsalt väga. Ja see ongi keskendumine. Ma võin teha taustamuusikat, et mind ei huvita geograafia. Klassi. Sa võiks liiguda see kulmu. Sa tõmbasid nagu kortsu kulmu. Sorry. Ma pean hästi tõsine olema, et ma kulme ei liiguta. No ütlen, et ma tunnen, et laineriga ma hakkama ei saa. Aga ma proovin selle concealeriga selle ääre teha. Läheb paremaks, jah? Jah. Just nüüd ma saan ta puhtaks teha, siis ta on üks nii. Siis flirdid. Muust ting on salaja kaameraga winkida. Sain kulmudega valmis, ma olen üllatavalt rahul, et nii hästi välja tulid. Ma tegin isegi selle need üles vaatamise nurgad, mida ma alguses julgenud teha, kes ma tegin ja see on nii hea. See nägu on täiega hea. Ma jõudsin silmade juurde ning selleks, et silmalao pealt tuleks need ekstra värvid väga ilusti esile ja oleks paremini näha, kuna kulmud ja kõik ülejäänud jooned tulevad nii tumedad, siis mul on vaja, et neid oleks ilusti näha. Ma otsustasin panna seda NYXi Jumbo Eye Pencilit põhja peale, mis on siis valge, kuna mul ei ole mingit muud valged concealerid. Siis ma kasutan seda ja ma lihtsalt loodan, et valge pealt need värvid paistavad rohkem esile. Mingid meigi kunstnikud vaatavad, issand.
kasutan NYX-i Ultimate silmalao paletti, seda erksat kollast värvi ainult, ma teen üleni sellega. Ma võib-olla ei saagi seda kokkuvõttes nagu nii erksaks, kui ma tahan. Nüüd oleme jõudnud kõige kriitilisema osa juurde, mis on siis lainerite tegemine mitmuses. Ma otsustasin, et ma teen kulmupliiatsiga alla endale nii-öelda näidis joone ja siis pärast käin selle laineriga üle, sest ma ei tunne ennast nii tugevalt või enesekindlalt selles kohas ja ma arvan, see aitab, et ma pärast kuidagi liiga lappesse ei läheks. Lappes, hei. Issand. Vist oleks paksemaks minema või? Ma teeks näiteks paksemaks, jah. Nii? Issa, mul on juhke. Kui ilus. Kui seda... Nii äkki või? See on täiega cool. Teist poolt ma ei tee. Nii jääb. Üllataval kombel ma suutsin teha mõlemale poole ühtemoodi lainerid. Ma ei suuda endiselt seda uskuda. Ning ma palusin Marial endale waterline'id teha ka selle valge pintsliga ära. Ning nüüd ma hakkan tegema silmaaluseid. Ma jätkan veel selle valgega. Ma tahan, et see oleks veel paksem ja laiem joon, seega vaata lihtsalt üles. Nii, ma jätkan nüüd valge silmalao värviga, et kinnistada see lainer, mis ma siin alla tegin. Aga Viki, mis paletti sa kasutad? Ma olen rest kõige halvem näitleja. Aga mis paleti sa kasutad? Maria Eugenia Palette. Ei, ma lihtsalt näen, et Viki oli mingi, aga sul valget lauvärvi on ja selle ainus palett, kus on ja nagu maad sain, siis ma panin selle valge sinna, nii et nagu minu mõttes väga hea töö. Take all the credit. Eks ole. Hetkel teeb Viki Maria alumist joont natukene paksemaks, et sinna siis veel ripsmed ka joonistada, mis toob sellele lookile väga palju juurde. Tegin nüüd alumist musta silmalainerit paksemaks, lisasin 3 ripsmekest. Teen teisele poole sama ja siis juba ülemised ripsmed ära värvida. Me oleme silmadega jõudnud ühele poole ning nüüd ma otsustasin talle teha otsa ette kuu. Seega ma teen kõigepealt endale need outline'id ja siis täidan seest ära. Kas ma olen õige, kelle meeles see on konkreetselt kättemaksukontori kuutempli ordu vibes? Meil olid kogu aeg kuud otsa ees. See on nii vana osa, et ma ei mäleta enam. Kuidas sa ei mäleta? Ei, see on perfektne. See oli see, kus nad sealt katused alla hüppasid. Ta näeb välja nagu sul oleks glitter seal peal, mis on täiega cool. Nüüd on meil Maria ülemine näopool valmis. Ta tegi alla väiksed touch-up'id, sest kui ma ülemised osa tegin, ma puutusin käega nii palju, et veits kulus maha. Kerge kontuur, värgid, särgid, fresh. Ning nüüd ma hakkan siis kontuure ja highlights'e tegema ka laineri joontena. Seega tuleb huvitav. Panen seda valget silmalao värvi uuesti peale, et ta nagu kuidagi rohkem äkki esile paistaks. Aga ma käin nina highlight'i tegema. Nii, ma tegin nagu sirgjoone ära, nüüd ma üritan pintsliga võtta sinna otsa need väiksed kurvid teha. Kas ikka mu küüned lähevad selle torakaardi lugeva ebiga lookiga? Shout out, Elizabeth Nails. Jääb nii. Kas ei näe veits imelik välja? Nagu kui sa vaatad peeglisse, kas sul ei tundu, et nüüd sa näed ainult seda kriipsu? Oota, ma teen selle 3 nurgaks. Vabandus. Kuidas ta sealt on? Ma oleks vaja nagu 3D versiooni sellest pildist, et ma tuleks keerata seda naiste näha, nagu kuidas sealt läheb. Nina kontuur on ühel pool ja nüüd me teeme cheekbone, aga oluline on see, et kuna ma teen ainult ühe musta joone, et ta oleks natuke allpool, kui sa muidu kontuuri teeksid selleks, et ta tõstaks su need põsesõrnud ülespoole. On huulte aeg, ma kõigepealt katan kõik punasega ära ja siis hakkan tegema neid outline ja highlight'e. Need huuled on ikka paras pähkel, ma ikkagi proovin settida huuled silmalao värviga, mis on pigem roosakas, aga ma ei saa siia, ma kardan valget peale panna, kui need nii nagu kreem ja see saaks laiali minna, et ma tahaks ta matiks saada või kuidagi ära kinnitada. Ja nüüd ma proovin valget panna. Veits ikka läheb roosaks ära, aga no ma lihtsalt proovin panna palju kihte peale ja mitte laiali ajada. Natuke läks midagi valesti või? Lõpp läks vist liiga üles. Apes. Ma võib-olla jätangi siia maali lihtsalt. Kostüümi aeg!
No nii, mina alustan siis nüüd Sydney makeoveriga ja kuna ma tahtsin kindla peale välja minna ja siiski võtta väljakutset, aga mitte midagi liiga riskantset, siis me teeme Sydneyst sellise musta, punase värvipaletiga saatana. Põhimõtteliselt ma kasutan reaalselt mingi ainult 2 laovärvi üldse. Siin on siuksed punakad 2 tooni, millega ma arvan, ma teen talle kogu silma põhja, siis lisan veidi musta ja siis teen ühele silmale ühtemoodi detaili ja siis teisele ühe teistsuguse. Aga ma arvan, et tal on endal siukest hästi õrna pruunikat laovärvi seal all juba, et oleks nagu mida blendida ja ma arvan, et ma lihtsalt alustan. Ma üritan jälgida põhimõtet, et less is more ja mitte minna nagu liiale, aga samas ma tahan, et oleks ikkagi nagu efektne, et nagu oleks mida vaadata. Ma nüüd tegin mingisuguse nagu algelise punase põhja, onju, siis ma võtan siit mingit siukest pool punakat lillakat tooni ja proovingi teda lihtsalt nagu see on siuke põhitoon, aga proovin teda äärtes tumedamaks teha. Okei, põhimõtteliselt me oleme hetkel meiga nii kaugele jõudnud, see ongi siuke lillakas, punakas vibe, eks ole. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen nagu nii-öelda selle liquid lineri sulle. Ma teen nagu lihtsalt selle silmapiiri oma ja siis ma vaatan, kuidas tuleb. Ja siis teen teisele poole ka silmapiiri oma ja siis vaatan, kas ma seda wingi teen. Sest ma reaalselt ei ole kunagi elust teisele inimesele linerit teinud. Nagu mul on nii ebakindel käsi. Nagu ma tunnen juba, okei, ma alustan siit keskel. Ma olen nagu väga väikse, väga õrna joonega algus. Täpselt nii, jah. Nice. Ja nüüd saad hakka keskelt ja saad nagu paksemaks tõmbama lihtsalt. Sa võid isegi laiemaks tõmmata seda nagu veel kaugemale silma keskele. Nagu vaata seda. Oota, saad sa salpakat sealt kapi pealt anda või? Okei. See on juba hea. On või? Adur siin. On ju, vaata, tal on näha nagu täiega. Nii, põhimõtteliselt Vabandage seda. ma olen täiline kunstnik, eks ole. Aga nüüd ma tegin selle lineri nii nagu ta on. Okei, ma ei oska paremini, see on nagu ta on liner, eks ole, ta annab selle efekti, mis on vaja lähedalt, keegi ei peagi vaatama. Ma teen talle siia silma alla 2 sellist nagu ristikest, nagu te minu swatchide pealt võite näha. Ma teen tavalise musta, ma ei tea, mul on selline NYX palett, kus kõik toonid, see on mingi Love Contour Soul värk. Ja et siin on kõik toonid üli nagu tugeva pigmendiga, aga siukse pisikse pintsliga, väga hästi peeniksega just. Ja musta sellega ma veits tooksin selle kõige hullema siit ära. Nagu ta jätab veits selle pisara efekti, mis mulle meeldib, aga Ma ei tea, mul nii kaua, kui ma peeglist näen, siis tundub küll väga. Okei, me nüüd teeme selle, mis iganes hargi asja, selle musta joone. Ma teen pliiatsiga alla ja siis vaatan, kas teen liquidiga üle või mitte. See on norm, hea. Ja nüüd ta tuleb kuskilt siit, tuleb välja, onju. Sa võid isegi kulmu sisse rohkem hajutada või tõmmata, vaata. Ja siit ta tuleks umbes välja. Väga nice. Ta saab veits paksemaks. Issa, kui palju see mult võttis praegu. Viimaseks stepiks on siis huuled, mis me teeme mustad. Ma arvan, et nagu punased Sydney ise hakkas juba tegema, sest ma olen nii ekstreemselt huulte värvimises ja ta lihtsalt ise, ma eeldan, et saab sellega paremini hakkama kui mina. Aga me mõtlesimegi, et punast huuled on liiga basic ja siis nagu see punane siin popib hästi, kui kõik muu on must ja siuke lillakas. Ja muidu, ma arvan, et muidu ta ongi siuke nagu pigem selline make, mida kui sul vähegi mingid algaja skill'e on, sa saad enam-vähem kuidagi tehtud ja ma läheks siuksega mingi Halloweeni peole, aga siiski nagu need ristid ja siis see ja siis seal kulmu peal lisavad nagu palju juurde minu meelest. Ja ma arvangi, et lõpetame selle ära ja see on põhimõtteliselt Sydney nii-öelda lookis ja meigi osa valmis. Nüüd on lõpuks tulnud minu kord teha Vikile meiki, ta on siin väga kaua pingeliselt oodanud. Kell on saanud 21:10. Mis kelle me alustasime? Mingi 4 midagi siukest, jah. Aga põhimõtteliselt, mis ma sulle siis teen, on selline Euphoria look ja Euphoria täiega blow up'is eelmine aasta. See on üks mul lemmikuid showsid üldse, täiega soovitan. Ja seal kõikidel nendel karakteritel oli hästi selline nagu ekstreemne meik, ma ütleks, et seal on hästi palju siuksed kivikesi, mingid värvid, hästi siuke katsetav meik. Ja nad käisid sellega mingi koolis igal pool ja see on nagu täiega eelmine aasta ja see aasta ka kõik nagu teevad neid lukke järele. Ja nüüd tuleb Euphoria teine hooaeg ka, ehk siis see on täiuslik.
põhimõtteliselt selle looki siis nagu kõige, ma ütleks, et siuke olulisem osa on need litrikesed või kivikesed, et ülejäänud on siuke nagu lihtne ja siis silmad on nagu ja siis on veel kivikesed ka. Kus sa need ise said? Need kivikesed ma ostsin kuskilt Femme poest vist. Ma alustan sellega, panisime kinni, et ma panen talle nagu silmaloogude peale natukene concealerit, lihtsalt selleks, et talle nagu siuke põhi või asjandus teha ja siis ma blendin ta nagu laiali. Niimoodi see eyeshadow jääb siia silma külge paremini kinni. Kui mingi kurud. Nüüd ma teen talle siukse sinise looki, ehk siis ma kasutangi nagu kahte-kolme nagu eyeshadow'id, neid kahte sinist siin. Ma alustan selle eredamaga, et teha siukest nagu transition colorit, et siis pärast see tumedam sinine jääks isegi natuke nagu tooks sellist sügavust. Ma nüüd panen talle siia natuke tumedamat sinist ja siis me olemegi nagu selle eyeshadow osaga tehtud, siis on nagu vaja lainer teha ja need kivikesi panna, et ta ei oleks nagu lihtsalt liiga üksluine. Nüüd ma teen talle musta winged lineri, see, mida me kõik siin nüüd vihkame. Nojah, ma arvan, et ma teen ta siukse nagu mul tavaliselt on, ehk siis suht siuke nagu, kuidas kurat te tegite seda? Nii halb juba. Ma panen seda ripsmeliimi siia peegli peale kivikeste juurde, et mul oleks kergem teda nagu kasta. Ja näole kanda, tegelikult sa võidki silmad kinni nüüd jätta. Mu kiviksed on suht väiksed, seega ma pean nagu võib-olla tippa rohkem neid panema. Ma see on palju raskem, kui ma arvasin. Ma alustan sellega, et ma panen nagu sellise pintsli tagaotsaga seda liimi nagu siia silma peale ja siis ma panen pintsettidega need kivikesed siia külge. Kuna ma teen siukest asja esimest korda, siis siin nad on suts paremini, aga siin nad on väga ebaühtlased. Mul siin läks seda linerit natuke nagu silmalao peale, aga selle me parandame veel ära. Ma tahan neid litrikesi ja kivikesi nüüd natuke siia nagu näo peale ka panna, siia sellele rajoonile, aga ma teeks talle enne kontuuri ära ja seal kellelgi ei ole väga sellist tugevat kontuuri, vaid ongi suht õrn. Viki küll siin rääkis, et ta kulmud nagu ei püsi ja sul tunduvad ja suht siuksed nagu kindla kujuga, aga ma proovin natuke neid nagu üles saada. Nüüd meil on siin põsesõrmedel sellist eufoorialikku kivilikku vibe'i, mis toob minu arust täiega palju sellele lookile juurde. Ja see, et see eyeshadow on siuke lihtne sinine ja siis on hästi palju kivikesi, see on nii eufooria määdi look, kui ma üldse ette kujutada võin. Ja nüüd ma teen talle soengu, mis on siuke nagu kinda nagu little 80s vibe, aga samas nagu mitte. Ma ei tea, vaata, mis siit tuleb. Ta on tavaliselt siuke nagu täiesti messi, nagu lihtsalt siit tõmbab kokku. Ta snapis ka nüüd laule lisada. Great sound. Laula ise. Make this sound public. See on, oh my god, see on täiuslik. Täiuslik. No nii, me oleme kõik nüüd saanud full makeoveri. Seega hakkame kommenteerima, et kuidas välja tuli, kuidas rahule olime. Ma tegin siis kõigepealt Mariale selle meigi, mis ma isegi kujuta ette, kui kaua see aega võttis. Mingi 3 tundi ma pakun. Ma ei taha teada. Me käisime isegi väljas söömas niimoodi, et ma olin pool sellest lookist. See oli kohutav reaalselt. Mu käed on nii väsid, aga ma jäin täiega rahule. Ma arvan, ma ületasin ennast. Ma ei arvanud, et ma olen selleks võimeline ja et see päriselt nii hea välja. Ma nõustun suga täiesti meile, kes ei tea, siis ma iga aasta teen nagu päris professionaalse umestuskunstnikuga, kes ongi mingi special effects make'i õppinud temaga, teen iga aasta ühe Halloweeni teemalise pildistamise ja see täiesti nagu läheb täiesti samale levelile nende pildistamisega, mis ma teinud olen. Nagu kogu see aeg. See oli mu elu esimene liner teisel inimesel. Kogu see vaev ja kogu see lõpptulemus on nagu täiesti samal levelil nendega. Ja mulle meeldib, et kõik need tehted asjad istuvad sulle kleit ja asjad. Ja see toob täiega nagu terviku. Nagu pluss isegi mu juuksed lähevad selle tiimiga kokku, nagu ma olen selleks
ametiks loodud. ja kui ma inspiratsioonipilte nägin, siis ma oligi nagu, et juuksed, siis ma olin nagu see Maria, see on Maria. No nagu ma ka ütlesin, siis Sydney oma võiks olla üks nendest, et kui teil on mõni, viimase minuti Halloweeni pidu, kuhu minna, siis ma loodan, et Sydney nagu outfit on siuke, mida sa reaalselt saaksid kodus olevate asjadega teha ka, ilma et sul mingi hulleskille vaja on. Mul ei ole väga häid make-up'i oskuseid ja nagu see ei olnud väga raske, ma luban teile. Ma ei tea, kuidas sa rahule jäid. Ma jäin ka väga rahule. Selles suhtes, et sa olid täiega nagu kogu aeg ebakindel, aga täiesti ilma põhjuseta, sest et see on sitaks ja terve see nagu... Sa lähed su stiiliga ka siuke veggie vibe nagu meeldab. Love energy. Nii, ja nüüd Viki look. Inspiratsiooniks siis Euphoria, mille miksari. Tegelikult teada, mis mulle ikkagi ka meeldib. Minu arust Vikile täiega sobib. Sa enne rääkisid, et sul nagu sinine see ei sobi, aga kui nende sinine on nagu siuke rohekas, siis see läheb silmadega kokku ja need nagu kivikesed siin ääres on nii ilusad ja selle soenguga holy shit, reaalselt sa näed nii ilus välja. Kõikide kostüümid sobivad nende nagu stiiliga. Ja mulle ka väga-väga meeldis see make, see nii ekstra, ma pole kunagi endale isegi kivikesi näkku pannud. Seega ma tunnen tähega prinsessi ennast, ma läheksin 100% niimoodi peole, sellist soengut ma ise kannan kodus, see on nii mugav ja see on ilus ning... Ja see nagu toob ka nagu kokku selle, et ta ei ole lihtsalt nagu... ma täiega nõustun. Ma väga loodan, et teile meeldis see video, kindlasti andke kommentaarides teada, milline oli teie lemmik kostüüm. Kas? Tarokaartide lugeja. Euphoria. Või saatan. Ootame all huviga ning kindlasti saage pöidlad püsti, kui te tahate, et me ka järgmisel Halloweenil teeksime uue makeoveri. Ärge unustage subscribe'ida, et ei jääks tulevastest videotest ilma. Ma annan teada, et paus ei ole veel läbi, mis tähendab, et ma ei jätka selle kindla graafikuga, vaid ma loen videod üles siis, kui ma jõuan ehk kui sa tahad täpselt teada, millal uus video on tulema, siis jälgi mind Instagramis, sest seal ma annan teile sneak peek'e. Taaskord kõik Sydney ja Maria Instagramid, YouTube'id, kõik nende kanalid on all, kindlasti minge tšekake ka neid, sest nad on imelised. Nad väga palju vaeva ning on super Eesti sisuloojad, toetame omasid. Me oleme Eesti YouTuberid, mitte naljanumbrid. Ning järgmise korrani. Tšauki!